Ma palun lavale meie järgmise esineja, treener Siim Kellner, kes on ka Tallinna Ülikoolis nooremteadurina natukene teadustööd teinud ja jagab meile nüüd lähemalt teadmist sellest, et mida siis peab sööma, et oleks tervis hea ja muskel kasvaks. Aitäh! Tere päevast kõigile! Mul on täitsa hea meel, et ma olen täna siia Elvasse sattunud, sellepärast, et oma elu jooksul ma olen siin väga üksikud korrad sattunud. Lihtsalt on niimoodi juhtunud, et ühel käel on sõrmi kindlasti rohkem, kui mina siia sattunud olen. Aga teema siis on teie ees, et kaasaegse keskkonna mõju siis meie söömiskäitumisele. Mida see siis tähendab? Esimene küsimus oleks kohe see, et mida me mõistame selle kaasaegse elukeskkonna all. Ja võib-olla, et seda paremini mõistes loome sellise väikse kontrasti vana ajaga. Et mis helistab siis praegust kaasaega vanemast ajast ja kuidas ta meie söömiskäitumist mõjutab. Ja üks hea näide selle jaoks tuua on see, et kui me mõtleme inimkonna peale tervikuna, siis inimkond, aga ka tegelikult loomariik on seisnud silmitsi peamiselt 3 sellise suure mure või proovikiviga. Ehk siis on 3 suurt põhjust, miks siis, kui me keskendume praegu inimkonnale, miks inimkond läbi ajaloo on siis hukka saanud, miks inimesed on hukka saanud läbi ajaloo. Selleks on 3 suurt põhjust. Esimene põhjus on nälg. Ei ole olnud aegade algusest nii, et toitu on igal pool piisavalt, ülekülluses isegi tänapäeval, kuhu me õigepea jõuame, vaid on pidanud olema selline võitlus toidu hankimise suhtes. Toit on pidevalt olnud napilt, kui me läheme ajas tagasi. Ja kui vaatame metsikut loodust tänapäeval, siis loomariigis siiamaani toimub olevusvõitlus toidu järele. Sest et kui ei ole toitu, siis ei saa elu jätkuda. Teine suur põhjus, mis on siis inimkonda hukatusse viinud, on olnud sõjad. Sõjad ei ole tänapäeval ka kuskile kaugele ära kadunud, küll aga on muutunud siis see viis, kuidas neid sõdu peetakse. Ehk siis, kui jälle mõtleme võib-olla mingisugustesse sellistesse vanema aja filmidesse, keskaegsed filmid, fantaasiafilmid, kus on suured sõjatseenid, kus käib selline suur massiline gruppide vaheline taplus, siis päris palju inimesi sai seal hukka. Tänapäeval, jah, on väga aktuaalne, kahjuks ka antud olukorras sõda, kuid see, kuidas sõda praegu piitakse, on siis selline lisadimensioon sinna juurde tulnud, milleks on hübriidsõda, tehnoloogia, sõdib tehnoloogiaga, ehk siis hukka saadakse ikkagi, kuid me saame öelda, et see hulk on veidi väiksem kui minevikus. Ja kolmandaks on olnud siis haigus, et me oleme elus organismid, saab toimuda igasuguseid rikkeid, väärtalitlusi, keskkond tahab meid mõnikord ise hukatusse paista, et me ei ole nagu mitte millegi eest otseselt kaitstud. Aga minevikus, kui meditsiin ei olnud nii arenenud, siis me ju teame ka seda, et varasemas ajas oodatav eluiga oli madalam. Ja ka kui mingisugune selline väiksem terviserike tänapäeva standardite järgi võis sul esineda, näiteks hakkas hammas valutama, läks seal mingisugusesse tüsistusse mädanema või veremürgitus tulla, et said lahtise luumurru või midagi sellist. Siis, kui sul ei olnud sellist peent meditsiiniabi juures, siis ka sellisesse ootamatusse õnnetusse tegelikult võis oma elu maha jätta. Nii, aga miks ma nüüd selle kõik ette siia manasin teile on see, et nüüd me loome võrdluse selle kaasaegse elukeskkonnaga. Ja huvitaval kombel on see, et need 3 põhjust, mis ma teile just praegu ette siia rääkisin, me saame nad pöörata 180 kraadi peegelpilti. Kuidas see täpselt välja näeb? Ma rääkisin näljast enne. Vaadake, on huvitav fakt, et tänaseks päevaks see kaasaegne elukeskkond, kus me elame, rohkem inimesi sureb toidu üleküllusesse kui nälga. 180 kraadi pööre on tekkinud. Rohkem inimesi tänapäeval paneb enda elu külge ise oma käe, kui saab sõdades hukka. Ja kolmandaks, kuidas me selle haiguse saame teistpidi keerata, on see, et tõepoolest tänasel päeval me elame kauem, võib-olla elu kvaliteet elu esimeses etapis, elukaare esimeses etapis on parem, aga kokkuvõttes milline on see tervelt elatud aastate hulk, mida me tegelikult läbime. Ehk siis tegelikult me küll elame kauem, aga see elu ei pruugi olla
sugugi niivõrd täisväärtuslik. Ehk siis, kui inimesel on mingisugused kroonilised haigused küljes, siis me juba ei saa enam rääkida tervelt elatud aastatest. Ja siia juurde tulebki see toitumise pool, liikumise pool, et me tunneksime ennast hästi oma elukaare teises pooles, aga ka esimeses tegelikult, sest et kogu vaimne tervis on liikumisega väga olulisel määral seotud. Tänapäeval isegi öeldakse, et vaata, et võrdväärne tabletiraviga antidepressantidega, kui inimene piisavalt liigub. Oot, et te näete, et see mängulaud, milles meie elame, on täiesti pea peale pööratud ja praegu siis kaasaegses ühiskonnas tegelikult me peame hakkama õppima teistmoodi elama. Teistmoodi kui varasemalt oli. Ja kui me nüüd, selle ettekande eesmärk on keskenduda just söömisele või toidule ja selle kaasaegse ühiskonna omavahelisele seosele. Ehk siis me saame mõelda seda, et suur probleem, millest tänapäeval räägitakse, on siis see, et inimesed aina rohkem muutuvad ülekaaluliseks. Me saame aru sellest, et see on probleem ja huvitaval kombel on see, et mina ka mõningad aastad tagasi olin veel sellel arvamusel, et üle Atlandi ookeani on seal see kaaluprobleem suur. Aga vaadake, alates 2015. aastast on meil juba teadmine, et ka Eestimaal circa pooled inimesed kaaluvad rohkem, kui nad võiksid. Ja see on ülemaailmselt. Ja seda on väga raske pidurdada. Asjad väga suurel tasandil lihtsalt liiguvad niimoodi. Ja mis selle taga on? Valem on algselt väga lihtne. Ehk siis me toitume väga hästi. Toitu on väga palju kätte saada. Meil ei ole sellist häda nagu toidunappus praegu. Pigem on see häda, et toit pressib uksest ja aknast sisse. Tihtipeale ta on väga maitsev, sest et me valime seda ja ega suurt vaeva isegi ei pea nägema, et seda toitu hankida. Et piisab olla lihtsalt diivani peal, võtta telefon kätte, valida meelepärane pilt sealt täpist ja tuuakse sulle ukse taha. Me mõtleme vanemasse aega, kui palju vaeva pidi üksik indiviid siis nägema, et nendele toitu hankida, põldu harima, jahil käima. Ja kui ta selle toidu endale ka hankis, siis see toit ei olnud sama rammus kui see, mida me tänapäeval näiteks äpis saame tellida. Ehk siis, mis on juhtunud, on see, et sisend on väga suur ja väljund ei ole võib-olla nii suur. Et inimese keha on ka nagu süsteem. Süsteemil on sisend, midagi läheb sisse, süsteemi sees midagi toimub ja siis läheb süsteemist välja. Mingisugune jääk tekib sellest, aga vahepeal on olnud mingisugune protsess, mis meie puhul on siis elutegevus. Saame elada, saame olla, ringi vaadata, head elu nautida, nagu ennist räägiti. Vot. Aga mis nüüd siis seda põhjustab, on see, et kujutame ette sellise kaalukausi või siis kujutage ette, et laste mänguväljakul on selline kiik, eks ole. Ta käib niimoodi, et üks laps istub ühel pool, teine laps istub teisel pool. See laps, kes on suurem, ma ei räägi üldse ülekaalust midagi, võib-olla kasvult suurem, ta lihtsalt kaalub rohkem, on võib-olla vanem. Siis kui nad mõlemad istuvad selle kiigu peal, siis kiik läheb, eks ole, viltu selle kaalukama lapse suunas näiteks. Ja nüüd kujutame selle kaalu ette, ühel pool seda, vabandust, mitte kaal, vaid kiik, ja ühel pool seda kiiku on siis, kujutame ette erinevad tegurid, mis panevad meid seda toitu sööma, mis ajendavad meid seda sööma. Teisel pool seda kiiku on tegurid, mis panevad meid seda energiat, mida me sisse sööme, ära kasutama. Nii. Ja meie huvides on see, et see kiik oleks tasakaalus. Kui ta on rohkem kaldu sellele poole, kus on tegurid, mis panevad meid toitu tarbima, siis vaikselt jääb midagi üle, inimene on imetaja. Imetajad salvestavad väga hea meelega endale rasvavarudesse energiat ja põhjus on siis selles, et siis on suurem tõenäosus ellu jääda, kui peaks ikaldust tulema. Tänapäeval ei tule seda ikaldust lihtsalt, aga meie keha töötab samamoodi edasi nagu 100 000 aastat tagasi, kui toidu ikaldust oli rohkem. Ehk siis jällegi me peame teadlikult sellele lähenema. Aga nüüd käime läbi korraks, et mis need tegurid on, mis siis ajendavad meid toitu sööma. Peamine on see toit, mida me iseenesest sööme sisse, aga nüüd on tegurid, mis seda mõjutavad. Ja esimene suur tegur on näiteks seesama geneetiline pool. Ehk siis inimesed ei ole sündinud siia ilma täpselt ühesugustena, täpselt võrdsetena. Meie seas on selline geneetiline variatsioon ja see, kuidas meie kehas erinevad protsessid toimivad. Ehk siis mõnel inimesel loomu poolest ongi kõht tühjem. Tahabki rohkem süüa. Ta tajub seda tühja kõhtu intensiivsemalt. Ja ta tänu sellele mõtlebki toidust rohkem. Te kindlasti võite ise ka mõelda mõni inimese peale, keda te teate, kes väga vähe näiteks sööb. Ta võib-olla isegi läheb meelest ära süüa. Et seda suuresti dikteerivad
nii-öelda füsioloogilisel tasemel, siis täiskõhutunnet ja isu reguleerivad hormoonid. Kui sul läheb kõht tühjaks, siis see ei ole otseselt sellepärast, et su kõht füüsiliselt tühi on, vaid tühja kõhu tagajärjel su keha hakkab tootma teatud hormoone, mis annavad sulle ajule mõista, et sul on kõht tühi, hakka nüüd sööma. Kui sa hakkad sööma, siis nii-öelda kõht täitub, aga jällegi teised hormoonid sinu kehas, õigemini leptiin on selle hormooni nimi, annab siis sulle ajule mõista, et sa praegu ei taha enam süüa, sa oled piisavalt söönud. Ja kui palju kugistada, siis tuleb seda toitu väga palju sulle kõhtu ennem, kui sa selle sama leptiini signaal kohale jõuab. Ja siis sa tunned pärast ennast sellisena, et aina raskemaks ja raskemaks läheb, kuigi sa oled söömise juba lõpetanud, eeldusel, et sa kugistasid. Ehk siis see on üks põhjus. Aga nüüd on teised põhjused, mis rohkem mõjutavad ja mis kaasaegsel elukeskkonnal on rohkem omased. Selleks on siis majanduslik keskkond. Ehk siis meie toiduvalikuid mõjutab majanduslikus keskkonnas näiteks poliitika. Kuidas toitu nii-öelda üldse määratatakse poliitilisel tasemel? Hea näide, mis viimasel ajal on tulnud, on siis nii-öelda arutatakse suhkrumaksu üle, et see justkui rahva tervist parandab. Võimalik, et parandab, kuigi ajastus on selline omamoodi, et üks maks lisaks teistele kogu aeg juurde. Aga see mõjutab, poliitika saab reguleerida seda, kuidas inimesed nii-öelda toidule ligi pääsevad. Teine suur on siis majanduslik. Majanduslik tähendab siis seda, et me võime majanduslikku keskkonna vaadata riigipõhiti, maailmajao põhiti, on rikkamaid riike, on vaesemaid riike, on riike, kus toidu kättesaadavus tõesti veel ei pruugi nii hea olla, aga selline absoluutne nälg maailmast on peaaegu ära pühitud. Ja lisaks sellele majandust me saame vaadata ka leibkonnapõhiselt, eks ole. Et kui hästi leibkond majanduslikult toime tuleb, see suuresti mõjutab ka toiduvalikuid, kui lihtsasti seda toitu tarbida, millist toitu tarbida. Ja kolmas on sotsiaalkultuuriline, sest mõelge selle peale, kõik kokkusaamised, üritused, peod, banketid, vastuvõtud, mida kõike veel, toit on alati kesksel kohal seal. Toit toob inimesed kokku, ja on selle kogunemise tihtipeale selliseks keskmeks, selline ühendav lüli. Kultuurilise poole pealt ka, et nii-öelda erinevates maailmajagudes on toidu suhtes erinevaid nii-öelda festivale, üritusi ja sotsiaalses mõttes puhtalt ka see, et võib-olla oma kolleegidega käid sa iga tööpäev kuskil väljas midagi söömas, et kollektiivselt nii-öelda toit ühendab meid. Järgmine on psühholoogiline. Et inimesed tajuvad toitu erinevalt ja toidul ei ole lihtsalt nii-öelda kõhtutäite funktsioon, vaid ta reguleerib ka meie nii-öelda heaolutunnet vaimselt. Ja siin on nüüd sellised komponendid nagu näiteks enesehinnang. Milline inimese enesehinnang on? On see kõrge, on see madal? Kas inimene saab oma kehaga hästi läbi, oma minapildiga hästi läbi või mitte? Tihtipeale, kui inimesel on see enesehinnang madal, siis ta ei pruugi endast nii palju hoolida ja need toiduvalikud saavad ka tegelikult vastavad olla. Stressitase on suur tegur. Inimesed maandavad stressi erinevat moodi, erinevate vahenditega. Kes läheb jalutama, kes mediteerib, kes teeb õllepudeli lahti, kes tarbib midagi kangemat ja siis on selle jaoks ka toit. Sest kõik need tegurid tegelikult suurendavad meie heaolutunnet. Seda sama palju räägitud dopamiinitaset tajus. Mida maitsevõim ja rammusem toit on, seda rohkem ta meile maitseb, seda rohkem ta seda dopamiinitaset ka tõstab. Aga probleem on selles, et toit hea ja parem toit võib küll aidata seda stressi maandada, aga ta ei tegele selle stressi nii-öelda juurpõhjustega. Ja ühel hetkel see toit, mida me kasutame selle stressi maandamiseks, võib muutuda ise eraldiseisvaks näiteks stressiallikaks. Ja kolmas nii-öelda psühholoogiline pool on selline asi nagu tajutav kontroll. Ehk siis kujutage nüüd ette, te kõik olete kinos käinud või kodus filmi vaadanud, samal ajal midagi näksinud, eks ole. Mida te näksite? Tihtipeale head ja paremat. Lähed kinno, seal kinos müüakse, on need nacho-krõpsud, popcorn, ja on suur sein täis neid magusaid kommiplönne seal, eks ole. Nii. Ja me võtame neid ja need maitsevad hästi ja nendega on üks häda. Neid mahub meile väga palju kõhtu ja me naudime väga pikaajaliselt nende söömist. Ehk siis me võime ära unustada ennast nende söömisse ja on väga raske nende pidurit panna. Ja see on just selle sama, kuidas ma ütlen, hea ja parema toiduga, magus, rasvane, rammus, see meile maitseb, seda me tahame pidevalt süüa. Kujutage ette, et te lähete kinno, mõtlete, et mina seda popcorni sealt ei võta või nacho-krõpsed ja siis vaatad filmi ja võtad enda ette kotis sellise kausitäie keedumune ja sa hakkad näiteks neid sööma. No ei lähe väga hästi need keedumunad alla. Isegi kõige sellisem tulihingelisem kulturist, musklipumpa ja fitnessi inimene ei suudaks terve kausitäie neid mune ära süüa. Tal ei ole rohkem vaja neid. Ühel hetkel hakkab vastu. Aga erinevad krõpsud ja jätsed kommid, need lähevad palju paremini alla ja mahub kõhtu palju.
Vot, nii palju tajutavast kontrollist. Ja kõige kaasaegsem tegur, mis paneb meid toitu sisse tarbima, on toidu enda omadus. Milline on tema maitse, milline on tema tekstuur ja milline on tema energiatihedus. Mõtleme selliste heade toitude peale. Miks on nii, et meile maitseb selline magus, aga meile maitseb ka soolane, aga eriti siis, kui see soolane on rasvane. Kui teda on rasvaga näiteks töödeldud. Mõtled friikartulite peale, burgerite peale, pizza peale, kartulikrõpsude peale näiteks. Miks nad siis meile kõik maitsevad? Seal on väga loogiline põhjus ja põhjus on siis selles, et me oleme justkui programmeeritud eelistama rammusat toitu. Ja nüüd loome seose sellega, mis ma alguses ütlesin. Ehk siis, kui varasemalt on meie inimkond silma pidanud vaatama näljale, et kuidas selle näljaga toime tulla, siis varasemas ajas, mida rammusamat toitu sa said, seda suurem oli su tõenäosus ellu jääda, sest sa ei pruukinud kunagi teada, millal see järgmine toidupaluke tuli. Said natukene rohkem energiat, keha salvestas selle, kui tuli raske aeg, siis oli millest elada. Sama põhjus, miks karu näiteks korjab rasva, eks ole, oma talveuneks, sest ta vahepeal ei tarbi seda toitu sellisel määral. Et see on nagu selline suur põhjus. Aga probleem ongi selles, et need instinktid on meile säilinud, me eelistame seda, aga see vajadus selle järel tegelikult on kadunud ja seda toit on rohkem kättesaadav, kui tegelikult võiks olla. Ja sellepärast me eelistame energiatihedat toitu. Sellepärast meil on raske öelda ei sellisele, kas rämpstoidule või sellisele väga kaloririkkale toidule. Ja see kaloririkas toiduaine tehnoloogia poolt on selliseks ka tuunitud. Et kui te mõtlete kartulikrõpsu peale, et mõni kartulikrõps on näiteks laineline, et miks ta on laineline? Miks on ajukoor selline mügarlik? Sest et rohkem pindala on sellisel juhul. Ja kui sul on laineline kartulikrõps, on tal rohkem pindala, sinna mahub peale rohkem seda maitseainet. Ja isegi kui ei mahu seda maitseainet sinna rohkem peale, see krõps on sile, siis see maitseaine on täpselt selliseks tuunitud ja see krõpsu krõbedus ja tekstuur on täpselt selliseks tuunitud, et ta meile maksimaalselt maitseks. Kui mõtleme mõne magusasja peale ka, mõtleme jäätise peale. Ja nime ütlema, aga poes on see üks kõige rammusam jäätis, hästi kallis, mille peale te võite mõelda. Et vaadake, mis maitsega ta on, mis imeasju sinna on sisse pandud, erinevaid tükke ja siiruviirusid. Kõik sellepärast, et ta keele peal tunduks ka hea, lisaks sellele on ta rammus, ta on magus, samadel põhjustel, mis ma enne mainisin, läheb ta väga hästi meile sisse. Ja see on see kõige kaasaegsem pool, ehk siis, et liikumise määr on meil vähenenud, aga seda head toitu on kaasaegse tehnoloogia poolt aina rohkem juurde tuunitud. Ja on täiesti inimlikult arusaadav, et ongi raske ei öelda. Ja ütleks niimoodi isegi, et me ei peagi otseselt ei ütlema seni, kuni me saame ka ilusti piiri pidada, kuniks see tajutav kontroll on meil olemas. Ei ole loogiline mõelda, et ma nüüd kunagi seda head ja paremat ei tarbi. See on täiesti mõnes mõttes mõistuse vastane mõelda, sest et siis ei ole elu hea, nagu varem mainiti, et natukene sellist naudingut ja hedonismi meie elus peab olema. Me oleksime päris õnnetud, kui me ennast niimoodi vangi paneksime, midagi endale enam ei lubaks. See ei oleks jätkusuutlik. Seega, läheme nüüd selle kiige teisele poolele, mis on siis tegurid, mis panevad meid seda tarbitud energiat ära kulutama. Esimene selleks on baasainevahetus. Nüüd, mis see tähendab? See tähendab seda, et kui me teiega teeksime praegu eksperimenti, mida me ilmselgelt ei tee, aga räägime selle näitena lahti, et me kõik võib-olla paneme siia mingisugused madratsid või matid maha, viskame selili, öösed ei ole väga külmad ka, ja me lamaksime 24 tundi liikumatult, mitte midagi ei teeks. Siis meie keha umbes 70% kaloreid kulutab ära, mida me päevas sisse sööme. Miks? Sellepärast, et eksisteerida on päris kulukas siin maailmas. Su keha peab elus püsima, ta peab pidevalt sooja tootma. Mis see soe meil on? Natukene alla 37 kraadi, kogu aeg peab meie keha tootma. Natukene rohkem üles või alla, elu ei jätku enam. Aga soojusenergia tootmine on päris kulukas, nagu me oleme aru saanud, eks ole. Soojusenergia hinnad lähevad ülesse, aga soojusenergia on üks kõige kulukamaid energiavorme üldse, mida toota. Keha peab pidevalt seda tootma, sellest samast toidust, mida me endale sisse sööme. Lisaks sellele, närvisüsteem nõuab väga palju energiat, circa 20% sellest energiast, mida sa endale sisse sööd, su aju päeva jooksul tarbib ära, sest tema peab olema väga aktiivne. Võtma kogu aeg vastu otsuseid, olema ärkvel, veenduma, et sa teed õigeid valikuid, et midagi hullu ei juhtuks. Lisaks sellele me seedime toitu, kuhu ma kohe ka jõuan, ja igasugused väiksed ainevahetuslikud protsessid meie sees toimuvad. Nad kõik maksavad midagi, nad maksavad energiat. Ja nüüd sellest toidu seedimisest jõuame teise teguri juurde, milleks on siis toidul on selline asi nagu termiline efekt.
miks öeldakse, et söö sooja toitu, ära näksi, söö sellist puhast toitu, söö köögivilja, söö täistera, võimalusel söö sellist rohkem taisemat liha, mis on nii-öelda valgurikas. Miks me peaksime valgurikast sööma? Põhjus on selles, et need samad toidu, mis ma just enne mainisin, nendel on kõrge termiline efekt. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui palju peab keha vaeva nägema selle toidu seedimiseks, et sellest toidust üldse midagi kätte saada. Ehk siis, kui me sööme toidu sisse endale, siis me ei hakka kohe sealt midagi saama, vaid seda toitu on sul maos vaja lahti lammutada ja seedida ja alles siis me saame midagi kätte. Ehk siis keha peab ise alguses energiat nii-öelda investeerima omalt poolt välja, et pärast midagi tagasi saada. Kui sa jood pudeli limonaadi ära, sööd sellise pehme magusa saiakese sinna kõrvale, siis seda ei ole väga vaja seedida. Ja see termiline efekt on madal. Ehk siis keha saab liiga lihtsasti kõik kätte ja tal pole sellega midagi peale hakata parasjagu. Eriti kui näiteks diivanil istuda. Ja kuskil on ta vaja panna. Raisku teda ei lasta. Äkki tulevad rasked ajad mingi aeg. Mida ei tule. Aga kui me sööme ära sellise, köögiviljarikka toidu taldriku, kus on ka võib-olla sellist täistera, sellist leiba kõrval, võib-olla seal on riis, vahet pole, kas ta on täistera või mitte, et kõik ei pea nagu täitsa nii-öelda peensusteni olla maetud. Ja seal on liha, mis on taine näiteks, mitte kõige rasvas, on tavapärane soe söök taldriku peal. Siis kui me selle sööme ära, siis keha peab üksjagu vaeva nägema, et midagi saad kätte saada. Ja sellisel juhul ongi see, et me suurendame seda energiakulu ja see teatud määral hoiab meie kõhu kauem täis, me ei saa liiga palju energiat sealt ja me saame panna nii-öelda natukene rohkem piiri selle toidu abil, mida me sööme, et seda ülekaalu nii palju ei tuleks juurde. Ja nüüd on 2 tegurit veel, mis panevad meid seda energiat ära kasutama. Üks nendest on siis selline ilus sõna nagu olmeliikumine. Tavapärased kehalised tegevused, mida sa iga päev teed. Ärkad ülesse, kõnnid oma autosse, või kõnnid bussi peatusesse, lähed trepist ülesse, toimetad tööl ringi, õhtul võib-olla lähed poodi, tassid korvi poes, võib-olla lähed koju, tõmbad tolmu, kraamid kodus asju, koristad, niidad muru, mõni teeb võib-olla heina, mida kõike veel sellised igapäevased asjatamised. See on nüüd siis olmeliikumine ja toon kontrastiks kõrvale kohe viimase teguri, milleks on siis aktiivne planeeritud liikumistegevus, ehk siis lähen trenni, lähen tegelen millegagi. Lähen jooksma, lähen jõusaali, lähen rattaga sõitma ja teen seda üpris intensiivselt, et pärast on selg märg. Nüüd, mis eristab seda olmeliikumist ja seda trenni tegemist, on see, et kui me teeme trenni, siis meil on teatud eesmärk sellega. Kuna see tegevus on suhteliselt intensiivne võrreldes tavalise jalutamisega, siis treeningu eesmärk suuresti on tõsta sinu treenitustaset, muuta organism siis tugevamaks, vastupidavamaks, ehk siis, et järgmine kord hakkama saada. Ja tihtipeale seda me siis trennist käimegi otsimas, et kohandada keha uuele tasemele. Aga see olmeliikumine on see, mida me igapäevaselt teeme. Ja nüüd, kui seda võrrelda, siis ma ütlen niimoodi, et trenn ei ole ainus pääsutee. Trenn üksi ei päästa, vaid kujutame ette, et kui palju me seda treeningut päeva jooksul teeme, et meil on kujunenud nii, et tund aega võib-olla tehakse trenni, rohkem väga palju ei jõua või ei jaksa, ei ole mõistlik. Et tunni aega saad päris hästi ennast ära väsitatud. Aga see on tund aega päevas ja tunni aja jooksul me ei suuda mastaapselt seda energiat ära kulutada, et tasandada kõiki neid toiduvalikuid, mis me ülejäänud päeva jooksul teeme. Kuigi see on vajalik siiski, et mingi energia me seal ikkagi ära kulutame, ja viime organismi siis sellise võimekus uuele tasemele. Aga see on ainult tund aega, see on lühikene aeg. Nüüd mõelgem selle olmeliikumise aja peale, mis me päev otsa ärkvel oleme. Et 8 tundi laias laastus me võib-olla magame, ülejäänud 16 oleme ärkvel. Nüüd selle tunni aja sees me ei jõua nii palju energiat ära kulutada ja isegi kui sa kulutad väga palju energiat selle tunni aja sees ära, siis see eeldab seda, et sa väga-väga palju pingutad. Häda on selles, et kui sa väga-väga palju pingutad, siis järgmine päev sa tahad võib-olla puhata ja ei taha, lihased on valusad, keha on väsinud, on vaja taastuda. Et me ei saa iga päev teha väga-väga-väga tugevalt treeningut. Küll aga olmeliikumisega, kui me oleme päeva lõikes pidevalt natukene aktiivsemad, siis selle pika aja jooksul me saame rohkemgi energiat ära kulutada. Ehk siis loomoraal on see, et üritame olla aktiivsed. Miks? Sellepärast, et kui tänapäeval on toit tuunitud väga maitsvaks ja energiatihedaks,
me ei saa sellest võitu, see on siin, et nii-öelda jääda, aga selle vastu võideldes, mida me saame teha, on see, et üritame leida meelsa treeningtegevuse, aga ka treeningust väljaspool üritame olla võimalikult aktiivsed, eelistada siis nii-öelda 2 jalal kõndimist mõnele liikurile, valida see sama klišeelik nii-öelda ütlus, et eelista treppi, kõnni 1 peatus rohkem, et üritame leida viise, et olla päeva lõikes aktiivsemad, sest siis me korjame seda energiakulu rohkem kokku, et tasandada neid nii-öelda siis negatiivseid või kaasajal iseloomuliku tegureid, milleks on see hea ja parem toit, millele on tihtipeale raske on ei öelda. Kuigi toiduvalikute kontrollimine on ka oluline, et see tajutav kontroll. Ehk siis oleme aktiivsemad, siis saame ka kaasaegses elukeskkonnas paremini hakkama. Aitäh! Aitäh, Siim! Kas meil on küsimusi? Mikrofon tuleb kohe kiirelt, kui keegi käe tõstab. Ei ole? On, kohe. Ma annan siit oma mikrofoni. Mis te paastulaagritest arvate? Paastuga... mitte midagi halba ma selles mõttes ei arva, et selle üle on suuresti vaieldud, et mis need kasutegurid saavad olla, et üks suur selline tegur, mida paastule omastatakse, on selline termin nagu autofaagia. See tähendab siis seda, et kui sa oled pikemalt ajalt söömata, mõnes mõttes isegi näljarežiimis, kehal ei ole toitaineid, mida kätte saada, siis kuskilt ta selle ikka saab. Ta saab selle rasvavarudest. Rasvavarudest sa kõik ära ei lapi, sellepärast et elutegevuseks on vaja ka valke või siis neid samu aminohappeid, mida me muidu saame toidust. Kui me toidust neid ei saa, siis muskel, mis meil on see sama valkude reserv ja keha hakkab seda lihakeha ise ka tarbima elutegevuseks. Et uuendada rakke, toota hormoone, kõike muid asju. Küll aga, kuhu see autofaagia siin tuleb, on see, et kui keha on pikalt sellises näljaseisundis, toidupuuduses, siis ta hakkab kõike ka jääke enda kehas ära tarbima sööma. Ja öeldakse siis seda, et igasugused vanad rakud, mis on suremisjärgus, mida on vaja uuendada või millest ei ole keha jõudnud vabaneda, siis selle paastu ajal keha siis tarbib nad ära, hävitab kõik selle prügi ära meie kehas, mis on jäänud. Ja see on üks asi, mida saab selle omistada. Kui inimesele meeldib paastuda, ta võib seda teha, sellel ei ole ainult kehaline pool, sellel saab olla ka vaimne, spirituaalne pool, aga üks selline väike vastuargument, mis me siia saame öelda, on see, et kui sa teed trenni, oled aktiivne ja toimetad ringi, siis tegelikult seda autofaagiat on võimalik samamoodi esile kutsuda. Eks kokkuvõtteks ma ütleks, et kui inimesele meeldib seda teha, ta tunneb ennast hästi, siis absoluutselt kas on ka teisi viise, et samu kasutegureid saavutada? Jah, on. Ja paastuga kahtlemata, kui seda mitte teadlikult läbi teha, käivad ka teatud riskid. Aitäh, on meil veel küsimusi? Küsin ise kiirelt ühe väikse. Et kuidas sulle tundub, kas kaloririkkal toidul, sellisel erilisel kaloripommil võiks olla eraldi märgistus küljes? Võib-olla ainult sellisel juhul, kui sa ostad selle toidu portsuna valmis. Sest et kui sa lähed poodi ja ostad võid näiteks, mida me igapäevaselt tarbime, siis või on 80% või rohkem puhas rasv. Küll aga me seda võid ei tarbi niimoodi, et võtame selle või paberisest välja, hakkame seda klotsi kohe endale sisse sööma. Või me ei tarbi näiteks õlipudelist niimoodi, et me suures koguses seda joome endale sisse. Vaid tegelikult on niimoodi, et toiduained, mida me poes saame osta, mis on väga-väga rasvarikkad või energiatihedad, siis nende puhul me ei tarbi neid nii suures koguses. Kuigi, ma kohe mõtlen, eks ole, et näiteks kartulikrõpsud või kommid või näksid, et nende puhul tõepoolest on seda väga palju. Ehk siis võib-olla selline valmis toit, on ta siis mingi roog või on ta see kartulikrõpsupakk, mis sa ostad näiteks poest, et kas temal mingi märgis võiks juures olla, võimalik, et see aitaks, aga ma arvan, et inimesed suurel määral ise ka teavad, et kui nad selle kartulikrõpsupaki poest ostavad, et siis neid kaloreid seal üsna palju sees on. Nii et ikkagi suuresti inimese enda otsuse ja südametunnistuse küsimus, kui palju ta sellist kaloririkast toitu süüa võtab? See on üks osa sellest. Kindlasti on meie keskkond, kus me elame, mõjutab meie toiduvalikuid oluliselt rohkem, kui me arvame, ja omab meie üle oluliselt rohkem kontrolli. Ehk siis me ei saa sellele
ülekaalu tekkele või juurdekasvule täielikku pidurit panna, aga tõepoolest, et ehk mõningad inimesed, loodetavasti neid on rohkem, teevad rohkem teadlikke valikuid, midagi ei pea endale keelama. Öeldakse isegi seda, et selline 10-20% kogu toidust, mis sa päevas endale sisse sööd, võib olla see hea parem. Probleem on selles, et sellele peab piiri pidama, et sa ei saa sellega lõhki minna, tajutav kontroll, pead oskama stopp öelda ja tegelikult see võib tunduda palju 20%, et 1/5 päevasest toidust, mis sa sisse sööd, ongi siis see rämps või hea parem. Protsentuaalselt võib-olla on rohkem, aga kuna see toit on väga energiatihe, siis absoluutkogusest teda on pigem vähe. Ehk siis iga päev tegelikult natukene sa võid endale lubada, ei pea ennast vangi panema, ei pea endale ei asjadele ütlema, kui sa suudad õigel ajal pidurit tõmmata ja oled kehaliselt aktiivne kõrvale. Üks kommentaari soov veel, et jällegi ettevalmistusi tehes tänaseks siis lugesin rahvastiku tervise käitumise uuringut. Ja sealt tuleb välja, et viimase 20 aasta jooksul on meil ühelt poolt kasvanud hüppeliselt nende inimeste hulk, kes harrastavad tervisesporti, mis on väga tore. Neid on jõudnud siis 1/3 pooleni, aga samas on jõudsult suurenenud ka ülekaaluliste ja rasvunute osakaal, mis on samuti roninud juba põgusalt üle poole. Et see ikkagi viib nagu küsimuse selleni, et kas midagi on juhtunud meile kättesaadava toiduga, kas toidul on vahe, et kas on võimalik, et ma söön iga päev justkui nagu leiba, sai ja tavalisi asju, aga võib-olla ei ole nagu päris nii head leib ja sai kui mõni teine, et millest see ikkagi tuleb, kas see on teadlikkus, kas see on, ei saa ju olla, et need pooled inimestest siis söövadki süüdimatult kartulikrõpsu ja taritavad seda kõike kurjasti, et siin on justkui nagu midagi on nihkes. Midagi on nihkes, aga see ei ole suurel määral nihkes, et see ei ole päris niimoodi, et üleöö siis see ülekaalulisus on tekkinud. Inimestel on kombeks, mida näiteks uuringutes on ka nagu välja avastatud, on see, et inimestel on kombeks ülehinnata seda, kui palju nad liigutasid ennast ja alahinnata seda, kui palju nad midagi näiteks sõid. Et kui te ise praegu mõtlete, et mida te näiteks sõite võib-olla eile lõunaks või üleeile õhtuks, peab tükk aega mõtlema, et mis see oli. Teine asi on see, et kuidas see alahindamine käib, on see, et me tihtipeale ei pane tähele või jäta meelde näiteks, mida me päeva jooksul oleme näksinud. Ja treenerite puhul näiteks või siis ka toitumisnõustajate puhul on üldine praktika see, et inimene tuleb mõni võib-olla jutuga, et ma ei söö midagi, ma ei tee nii palju. Toitu ei tarbi tegelikult nii palju, või et ma ei söö ju mitte midagi, siis kõige lihtsam viis on see, et tehakse toitumisanalüüsi, tehakse toitumispäevik. Ausalt kirjuta nüüd kõik üles päeva jooksul, 1 päev või 3 päeva näide näiteks, et kõik pane paberi peale ausalt, mis suust sisse läks, kõik hea parem, võib-olla selline tabutoit ka, eks ole. Ja kui inimene seda teeb, siis juhtub üks 2 huvitavast asjast. Üks asi on see, et kui ta päriselt kõik need näksid ka päeva jooksul üles endale kirjutab, siis ta vaatab pärast selle üles kirjutatud nimekirjale otsa ja vaatab, et okei, tegelikult ma tõesti tarbisin üksjagu. Ja selleks, et päevas see eelarve endal lõhki ajada, ei pea sa koguseliselt palju sööma. Sa võid võib-olla võtad sealt ühe sellise vähe suurema küpsise, mis juba võib tegelikult teatud ülejäägi tekitada, kui eelnev toit oli seal all piisav. Ja teine variant on see, et kui inimesed hakkavad üles kirjutama seda kõike, siis nad ei taha võib-olla üles kirjutada seda, mida nad parasjagu süüa tahavad ja jätavad selle söömata. Ja siis maagilisel kombel tegelikult juhtub see, et inimene päevas jääb natukene võlgu oma energiaga ja seda hakatakse siit tarbima, siis kaalulangust hakatakse kogema. Teine asi on see, et isegi väga pika aja jooksul, et me ei tajugi seda, et me sööme liiga palju üle, aga võib-olla selline väike arv, kujutame ette, võib-olla 100 kalorit jäid päevas plussi. Aga kui sa jääd aasta aega otsa 100 kaloriga päevas plussi, siis circa kilokene rasva võid sa aasta jooksul juurde korjata. 5 aasta jooksul siis korrutame 5-ga. Võib-olla 5 aasta jooksul korjasid sa 5 kilo juurde. Seda juba on näiteks märgata, aga ta on vaikselt tulnud ja sa võib-olla ei olegi tundnud seda, et tegelikult sa oleksid väga palju söönud, vaid normaalne on olnud olla, et kõht on tühi, söön, kõht enam ei ole tühi, väga palju üle ei söönud, aga vaikselt kriibib see ülesse. Ja teine näide on see, et või vastus sellele küsimusele, et tehakse küll suhteliselt palju siis seda liikumist ja sporti, nagu sa ütlesid, aga
üks kala seal juures saabki olla see, et võib-olla ikkagi sa küll liigutasid, aga natukene see sisend, mida sa endale päeva jooksul sisse tarbisid, veidi ületas seda, mida see liikumine aitas sul kulutada. Ehk siis sellepärast ongi see küsimus kahe otsaga, et üritame rohkem liigutada, aga samal ajal me siiski peame vaatama ka seda toidulaua poolt. Et see on positiivne, et inimesed liiguvad. Üks asi tegelikult veel, et alati ei ole küsimus kaalus või selles, et kui äge rannakeha mul on, vaid küsimus on liikumise puhul ka selles, et pikaealisus, elukvaliteet, et ei pea olema six-pack väljas selle jaoks, et sa hea tervise juures oleksid, ennast hästi tunneksid, et liikumine ei ole ainult kaalu reguleerimine, vaid liikumine on liigeste tervis, liikumine on vaimne tervis suuresti ja liikumine on väga tugevas seoses laste puhul nii õpitulemustega, aga ka eluea pikkusega. Et see ei ole ainult kaalu. Suur aitäh, Siim! Aitäh!